Tere, head vaatajad! Käes on Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 3. saade. Ja nagu eelmiselgi korral on saatekülaliseks elektriinsener Andres Saukas. Pärast eelmist saadet tekkis küsimusi, osa õikasime ka saates välja ja osa tuli juurde, nii et see on ju hea, kui vaatajad aktiivselt aitavad saadet teha. Ja võeti tookord ühendust Andres Saukasega, tema korraldas selle, et tuleks vastused küsimustele, nii et mõelge kaasa. Meie arutame pärast küsimustele vastamist edasi ja need küsimused peaks aitama siis mõelda, kas ikka on vaja sigu massiliselt tappa, äkki leiaks mingit teise lahenduse, kas juba varem pole lahendused olemas, nii et mõtteainet jätkub. Tervist, vaatajad ja kuulajad. Tänapäeval või tänastel nädalatel siin on probleemiks olnud seakatk, seaviirus ja muud selline huvitav nimetus. Ja ongi tekitatud küsimust, kas oli ka siin ilusal nõnda nimetatud või hullul nõukaajal, mida üks kirub ühtepidi, teistpidi, ka loomataude olemas. Ja kui olid, siis millised olid. Ja mõne hetke pärast pidi jõudma sõber, koolivend Meelis Mägi sellel teemal ja ta hakkab nendele küsimustele vastama, mille ma praegu ütlen. Esimene küsimus 60 või 60. aastate lõpus, kas oli mingisugust loomataudi? Teine küsimus, mis siis sellel ajal tehti, kas tapeti kõik ära või jäeti mõni ka ellu? Kolmas küsimus on küsitud, kus kandis see oli ja milline see koht oli? Oli ta Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis? Ja neljas küsimus selle juurdes, mis teha, kui need loomad, kas peab need ära tapma ja kui ei pea, mis siis teha nende käsuandjatega? Kas nad tohivad siis sealiha süüa edasi või on nad juba usku vahetanud või ära sõitnud? Nii et mõne hetke pärast ehk ta jõuab siia. Tervist! Mina olen siis Mägi Meelis ja räägin teile 60. aastate lõpus. Olin mina Jõgevamaal Rahvahääle kolhoosis ja vanaema oli mul laudas oli lüpsja. Ja see oli siis 60. lõpus oli seal ja siis oli seal, tuli välja, et suu- ja sõrataud oli. Ja ei lubatud farmi sisse võõraid. Ja ma pidin vanaemale viima sinna süüa, siis aia tagant sain siis, jätsin selle korvi jätsin sinna aia taha ja siis, nad võtsid ise ära selle korvi, aga mina sinna sisse ei saanud. Aga neid loomi ma tean, likvideeriti need haiged loomad seal ära, kui palju ma seda ei tea, desinfitseeriti see laut ära, karjati karjamaale ja ei olnud sugugi niisugune laustapmist või mõrva, nagu praegu siin tehakse. Et huvitav, kes siis siin vastutab selle eest? Omal ajal vastutas kolhoosis sootehnik. Nüüd ma ei tea, kas on niisuguse haridusega üldse inimesi seal valitsuses, kes vastutaks kõik selle jama eest, mis siin toimub. Ja mul jääb niisugune mulje, et valitsus on vist kõik veganid, et nemad enam liha nagu ei söö ja et neil on täitsa ükskõik sellest asjast. See on minu arvamus. Aga rohkemat ei oska ma midagi lisada. Et ilusat tervist teile kõigile. Jätkame siis Heade mõtete kasti 3. saadet ja nagu meie saatesarja pealkiri ütleb, on heade mõtete kastis alati midagi ja
seekordses heade mõtete kastis on siis katkuseadiisel. Ja nagu juba esimese 2 saate puhul on öeldud, mõtte panna selline pealkiri meie saatesarjale tuli Isamaalt, kes kasutas oma valimistelgist tänavu kevadel heade mõtete kasti, siis kevadisel Mustamäe laadal ja inimesed panid sinna mõtteid, Isamaa saa neid kasutada. Aga meie lähme edasi, vaatame, kui targad, kui head mõtted tulevad ja kas see, mis me teeme, on hea võitlus või mingi muu võitlus. Ja tore, et Andres on siin. Andres Saukas, ta on alati kaasa mõelnud, alati toetanud tehnokraadi seisukohtadega. Andres, kuidas sa kuuled mind praegu? Mina kuulen väga hästi. Kas soovime vaatajatele mõistust ja tarkust või oleks meie vaatajate solvamine? Ei, ma ei usu, et ta solvamine, see on juba, nagu ütleme, riigi reetmine võib-olla. Selge. Vaatame, kas inimesed solvuvad või mitte, kui neile soovida mõistust ja tarkust. Aga lähme nüüd tänase saate põhiteema juurde. Nimelt, viimastel aegadel on juttu olnud sellest, et Eestis tahetakse kangesti sigu hävitada, kes väidetavalt on nakatunud seakatku. Täpsemalt nendel on kahtlus, et äkki on seakatku nakatunud. Ja siis, mida nendega teha, siis on muidugi rohepöördega sobiv nipp, nimelt teha seast biodiislit. Ja hiljuti, ehk siis 13. augustil 2025 Maalehes ilmus niisugune tore uudis, õigemini isegi 14. augustil 2025, jah nii, et Vireene pole milleski süüdi ja Nurme farmis hukatud sigadest valmistatakse Itaalias biodiislit. Vireen on siis see firma, kes käib sigu surnuks gaasitamas, kui on vaja. Ja selles artiklis siis kogenud ajakirjanik Rein Sikk kirjutab, mis ja kuidas, tutvustab aktsiaseltsi Vireeni toimimist lähemalt. Ja miks ma selle võtsin, sest Andres, vaata, sa oled ju elektriinsener ja energeetikas asjatundja. Sina peaks ju nagu rõõmustama selle üle, et sigadest tehakse biodiislit, see on ju kooskõlas rohepöördega ja siis, ütleme, meie kodumaine tooraine leiab rakendust. Kas sa oled selle üle rõõmus, Andres, või oled rahul? Vaadake, kuna ma olen tehnokraat ja proovin uuesti teile öelda, solvuge mitte mõistust ja tarkust on selle asja juurde vaja. Pealkiri on ilus teil siin, meil ilusti kirjutatud rohepöörde nipp. Aga vaadake, rohepööre on nüüd otsas selle samase asjaga. Kuna ma olen nii palju ikka jagan asja, et kui veri tuleb, see on juba punane. Ja kui nüüd hukatakse sigu, see on siis juba punapööre hakkab tagasi tulema. Ja võin paar sõna ka öelda selle härra ajakirjaniku Rein Sikku kohta. Minul oli tema isaga oli kokkupuude 1976. aastal Martnas. Ta tegi seal õpilasmaleva saadet, ta oli ka tubli mees ja pärast ta ju oli üks fosforiidisõja nagu pidurdaja, et seda ära ei viidaks. Ja nüüd ma ütlen, et mees leidis õieti üles, et on vaja biodiislit teha. Aga nüüd vaatame sellist asja ka veel, mis firma see Vireen on ju, kui te olete uurinud. See on ju aktsiaselts Vireen on ju riigi firma. See näitab, et Eesti Vabariik on aktsiaselts Eesti Vabariik või kuidas see on. Ja ta peab kuidagimoodi siis nagu eeskujuks olema või ülemineku kuidagi tegema või. No siin ongi see asi, et nagu ei klapi. Rohepööre saab otsa. Punapööre tuleb, veri on punane. Kui oleks see veri roheline, siis oleks veel ära. Aga Andres, kas see on hea, et tehakse biodiislit või see ei ole hea Eestile? No vaadake, kui vaatate ka tehnokraadi saadet ja olete teadlikud ka sellest, et naftapuuraugud, mis on kunagi tühjaks saanud, täituvad iseenesest. Ja seal nafta, gaas, kõik on, mis asi see on. See on fossiilkütustest. Ja fossiilid on surnud
loomad, taimed, nii. Aga nüüd tuleb siis elus fossiili tootma hakata, et elus loomadest hakata gaasi tegema. See on ikka päris jõhker asi niimoodi. Ja kui veel hullemini tagasi minna siin 40-ndatesse, kus need koonduslaagrid olid, seal kasutati samamoodi inimeste peal, et oli vaja nad ahju ajada ja gaasi teha nendest või mis tehti. Nii et ajalugu kordub. Siis oli ta ka punamärkidega olid need mehed, kes seal koonduslaagris olid ja nendel oli ju koonduslaagri värava peal oli Arbeit macht frei, et tööd jääb vabaks. Meid tehakse nüüd lihaga vabaks ja nüüd diislit on, kui diislit praegult rohepöörde juures üldse need fossiilkütused, diiselkütused nagu kaovad ära või kuidas see on kõik, see segadus on paras. See on õige, segadus on paras. Andres, aga tuletame meelde, et ka Nõukogude Liidus juba 1920-ndatel ja 30-ndatel oli julgeolekul selline auto, kus inimesi lihtsalt gaasitati surnuks. Nii et võib tõepoolest öelda, et ajalugu kordub. Kordubki saadi ju Nõukogude Liidus, kes oli ju, kui läheme ajalooga tagasi, mulle ajalugu meeldib, kes siis juhtisid, kes oli see Stalin. Tema nimi oli Sukašvili, ta oli ju rööblipoiss Gruusiast, aga panti siis see Stal, mis on? See on teras. Teras. Ja mõtelge praegult, kes neid otsuseid siin teeb. Ta on ka terras, üks R on rohkem. Aga hääldus on sama, väärtus on ja mõtted on sama, nii et teras ja terras, see on sama, et kõik liigume kogu aeg ühtlaselt ja leitakse kas nimed või siin ei ole kokku sattumist, see on malemäng ja puhas loogika, kui töötada. Ja kui meil ei lubata seda mõistust enam soovida ja selle kahtlust nagu oli, et kui kahtled, siis mõtled ja kui mõtled, oled olemas, oled inimene. Loomade neil see mõtet ei ole vaja, ta töötab intensiivselt, oma aja kiiresti ära ja ta on vajalik. Ja mis puudutab perekonnanime Teras, siis kahe R-iga, siis tegemist on vana kirjaviisiga. Kui oli veel saksapärane kirjaviis eesti keeles, siis tähendas see, et keskel 2 kaashäälikut tuleb hääldada ühe kaashäälikuna. Sest kui oleks tookord kirjutatud praegust moodi teras, siis saksa reeglite järgi oleks seda hääldatud teeraas. Nii et sellised perekonnanimed nagu Padar 2 D-ga või Põder 2 D-ga, need tuleb kõik hääldada ühe D-ga, need on vanas kirjaviisis kirjutatud nimed, aga nad on täiesti meie nimed, nii et Andres, sul on täitsa õigus, Hendrik Teras on siis terasmees Stalini, võib öelda nüüdisaegne kehastus, aga lähme edasi, sest olen üsna kindel, et me vaatajatel on mõtteainet veelgi. Ja siis ma valisin välja pildi, kus on kujutatud veok, mis veab siis biodiisli toorainet ehk siis searasva või neid jäätmeid, mis seast on üle jäänud, searasva põhiliselt, jah, veab välismaale ja selle pildi alla oli kirjutatud, et see sõiduk viib siis Itaaliasse. Nagu näed, Andres, vedu käib täie hooga, äri on rahvusvahelise ulatusega ja kuna tegemist aktsiaseltsi Vireen puhul on riigi aktsiaseltsiga, siis ju Eesti riigi kodanikena kõik peaksime rõõmustama selle üle. Kuidas sulle tundub? No vaatame jälle loodusseaduste järgi. Kas on ikkagi mõttekas seda elusat asja teha nagu rasva ja sellist toota ja kui oli seal toona ja seakatku katk ees, siis peab ju kirjutama paagi peale, et see on tehtud katkus olevates sigades, see rasv, peal olev katk ja seal peaks olema ohtlikkuse märk, kütuse märk. Nii nagu kui veetakse tuumajäätmeid, isegi mis on oma töö ära tehtud, neil on igal pool need märgid peal, et see rasv on tehtud Eestis haigetes katkusigades, et oleks õiglane, aga kui ta niimoodi ära läheb, siis ta on ju puhas vale ju, see on äri. See näitab ära, et
lülitame ennast elektrivõrgust välja, aga kui oleks, muidugi on võib-olla sadistlik öelda niimoodi või rääkida praegu, kuidas tehnokraadid räägivad või maaülikoolis seal see veterinaar või professor räägib, et on nii ära, aga ta selgitas lihtsalt ära, et ta usub seal, et see katk on seal sees, need paberid nagu ei näita, fakte ei ole, kuidas see katk tuleb sinna sisse, no ma räägin ära. Ja kui tehnokraat ütleb usub, siis ta ei ole enam 100% tehnokraat. Tehnokraat teab, et on looja olemas, ta teab, et on Ohmi seadused olemas, on ka ise taastuv organism, kui põeb läbi mingisuguse raskema haiguse. Näiteks rotihaigus on olemas, selline räägitakse, et on väga raske, kui inimene lõhna saab ja ma ei hakka ütlema, see on see hansaviirus või hantaviirus või põeb läbi, siis ta saab immuunsuse. Ta võib siis rottidega koos elada ja ei olegi midagi. Ja sigadel, kui on, ei lasta seda läbi residentsust teha. No vot, see ongi lihtne äri ja see on ju õudne äri, kui nüüd sead ära lähevad kõik. Kelle kord siis tuleb? No vot, seda tulebki mõelda, sest meil on teisi elusolendeid veel, aga vaatame edasi. Ma loen ette praegu ühe tsitaadi Maalehest 14. augustist 2025. Et loomse tooraine töötlemiseni jõuda, tuleb katkuhaiged sead aga esmalt hukata. Selleks kasutatakse pool haagist, mis mahutab 10 tonni elussigu. Sead laaditakse auto peale ja kast täidetakse loomad igavesse unne suigutava süsihappegaasiga. Siin on väga niisugune tehniline kirjeldus antud, suhteliselt üksikasjalik, arusaadav. Ma arvan, Andres, sinu kui tehnokraadi süda nagu rõõmustas seda nähes. Inimesed saavad aimu, kuidas see asi täpselt käib. No näete, ma nagu nägin asja ette. Ma rääkisin, et katkuhaiged sead. Autol peab see märk olema peal. Nad on haigetest sigadest tehtud. Ja näete, pool haagis oli seal 10 tonni. Kas ta oli, ta tundub nagu rohkem, aga kui kiri on 10 tonni, ju ta siis on. Ja näete, sead laaditakse auto peale ja kast täidetakse suigutava ilusa süsihappegaasiga. Lähme siis ilusti sinna samasse vangilaagritesse või sinna Saksa laagritesse, kus öeldi ajaloost teame, et 6 miljonit juuti lasti ka ilusti suigutati või kuidas see nüüd on, näete, kui ilus sõna on, mitte ei tapetud, vaid suigutati süsihappegaasiga. Vaata, liigume kuidagi ilusama keele poole, mis on tegelikult mõrv või tapmine. See on väga hea tähelepanek, Andres, sest kui ma seda teemat ette valmistasin, ma avastasin, et seesama vireen on ju täiendanud eesti keelt veel ilusate väljenditega. Ma toon kohe näite. Palun väga, siin on üks ilus keeleuuendus. Nimelt, kui vanasti öeldi haisvad raiped, nüüd öeldakse lõhnahäiringuga tooraine, sest mainitud artiklis, mis ilmus Maalehes 14. augustil 2025, on ilusti öeldud, niisugune pildi allkiri. Lõhnahäiringuga tooraine ehk haisvad raiped alustamas teekonda vireenis. Vaat nii, Andres, näed, sa olid õigel lainepikkusel, aimasid ette, et meil siin tekib uusi sõnu, sellised ilusamaid sõnu, sest saad isegi aru, et haisvad raiped, see ei ole ilus sõna, see ei ole võib-olla isegi kooskõlas euroopalike väärtustega, aga palun väga, näiteks lõhnahäiringuga tooraine, südamel hakkab kohe soe ja sa tunned, kui hea on elada sellises turvalises kohas. Nii, selle kohta on mul ka hea meel kohe millegi pärast. Sellepärast vaadake, siin mõni aeg tagasi räägiti mingisugust, mis see oli see sõimu või see, mis seadus taheti võtta. Vihakõne seadus. Vihakõne seadus. Ja näete, inimesed, kui sedasi ilusti tuleb ütlema, et on vaja hukata või sai surma, siis et see ei saa öelda, et see inimene, kes selle raipe on, ta raibe tegi meile siin sellised koledad hinnad
tegi koledad sellised maksud kaes, vaid need on, et keegi nagu ütleb pahasti nende valitsejate kohta. Siis vaadake, kui ilusti saad öelda selle kohta, kes meile halba on teinud, lõhnahäiringuga tooraine või või lõhnahäiringuga inimene on, aga tegelikult on niisugune raibe, vot vaadake. Ja vaata, Andres, kui näiteks sa lubad kellelegi temaga midagi teha, siis uus keeles sobib ilusti öelda, et sa lihtsalt suigutad ta. On väga ilus. Näed, kuidas eesti keel areneb. Ja ohjaldada ja ohjama, näete, kui need panedega ei ole juhtida vaja, kui auto pani teise autoga kokku, ega siis seal ei ole enam juhtimisvead, see on ohjamisvead. Just. Nii, aga vaatame nüüd edasi. Nimelt oli juttu ka sellest, et 14. augustil 2025 Rahvusringhääling teatas, et Nurme-Sigala juures see hukkamine lükkus edasi, kuna inimesed protestivad, aga siis tekibki nagu küsimus, et kas ta lükkus edasi ainult seal või siis ka mujal. Ja päris ruttu tuli sellele vastus. Nimelt selgus, et näiteks Põlvamaal kahtlustatakse seakatku olemasoluga umbes 6700 seal. Ja kusjuures tuleb rõhutada, et kahtlustatakse. Seal on kahtlus, seal ei ole mingeid fakte, lihtsalt on kahtlus. Ja siis Tartumaal samuti umbes 2000 seal. Ja jällegi, siin on öeldud, et tuvastati, aga kui sa hakkad vaatama, siis selgub, et võib-olla 1-2 äkki leiti ja siis ülejäänutel on nagu kahtlus ainult, aga sellest piisab. Ja nagu Nõukogude Liidu alguses piisas inimese süüdimõistmiseks sellest, et kiirkohtu korras kohtuliikmetel oli revolutsiooniline südametunnistus ja see siis otsustas, kas inimene on süüdi või ta ei ole süüdi. Ja miks see praegu on mõtlema panev, sellepärast, et meil on küll plaan B meeskond ja teised tublid aktivistid, kes püüavad nagu aimata või takistada, kus võimalik, et jälle tuleb seakatku puhang ja siis on tarvis sekkuda, et ei mindaks hukkama kohe. Aga nad ei tea ju. Nad ei tea, kus see võib olla. Ja siis minul tuli selline mõte, vaata Andres ja vaatajad ka. Mul tuli selline mõte, et vajame Paul Kerese rivaalisuugust. Ja mitte igasugust, vaid just sellist rivaali, nagu oli Reuben Fine, kes oli Ameerika Ühendriikide üks paremaid maletajaid 20. sajandi esimesel poolel. Ja siin pildil ta siis 1938. aastal Hollandis Avro turniiril mängib Paul Keresega. Mõlemad jagasid seal esikohta ja lisanäitajate alusel sai siis päris esikoha Paul Keres, aga Reuben Fine oli talle väga selline ohtlik konkurent. Ja turniir toimus 1938. aastal, aasta hiljem algas teine maailmasõda ja teise maailmasõja ajal Reuben Fine leidis endale USA sõjaväes väga hea rakenduse. Nimelt tema ülesanne oli aimata ära kaardile vaadates, kus ilmuvad välja Saksa allveelaevad. Ja uskuge või mitte, head vaatajad, aga peaaegu alati Reuben Fine pani täppi ja sellepärast, et ta oli väga hea inimese tundja. Siin on näha tema pilt aastast 1941, kus ta tuli New Yorgi osariigi malemeistriks ja kõrval on raamat, mille ta kirjutas hiljem. See on siis maletaja psühholoogia. Ja ta sai selle kirjutada sellepärast, et ta oli väga hea inimese tundja. Ja nüüd ütleme plaan B-l või ütleme teistel sellistel aktivistidel, kes püüavad aimata, kus jälle hakatakse sigu gaasitama, oleks samuti sellist inimest vaja. Andres, kas sa oled minuga nõus või soovid täiendada seda mõttekäiku? No see on normaalne selline mõte, aga kui on, ütleme, plaan paika pandud, ütleme, oli jutu plaan B-st, et on vaja muutust, kui lähed tänavasilti, vaatad siin ringi, Haapsalu vajab muutust või kõik vajavad, need hüüdsõnad on. Ja kas tõesti nüüd ongi, vaadake, kui on see sigade
ütleme niimoodi, kiirkorras hävitamine ja Riigikogust on üksikud seal ära, ei huvita valitsust, ei huvita erakondi, see tähendab siis, nad on kõik juba selle asjaga nagu kursis. Sellepärast, kui see aktsiaselts Vireen on riigi aktsiaselts, tähendab, kes siis seda käsutab, kasutab. No minister ise ikkagi. Ja no tema käsutab ja siin ei ole vist sellist hingeelu tundmise spetsialisti üldse vaja, sest asi käib lihtsalt. Käsk on peal, kui seal inimesed protestivad, teised on ka ju olemas. Neid on 100 tükki või palju neid farme on. Paneme seal, silt ära, kiri ära, käepalgete ära, nii nagu nõukaajal tulid öösiti ja päeval, kuidas see oli, öösiti viisi inimesi vangilaagritesse ja pandi oma inimesed panid peale, et öeldi, et käsk tuli, siis ta tuli Moskvast ja tuli Stalini käest, tuli käsk ja sealt kaudu. Ja siis inimesi pandi vagunite peale ja Siberi poole teele. Nii. Ja siin on näha, et siin alustatakse väiksematest pihte, oleks võinud hakata rottidest ja nendest, neid on ka ju, kui me minna, ma olen näinud, Tallinnas on ikka mõne bussi peatuses sügisel möllavad sellised suured rotid, et nendest teha biogaasi. Aga näete, see biogaas läks kalliks, sest see transport suure masinaga ja ära, aga sigade ja pealt ära. Aga nüüd mõtelda inimesed ka, kuidas seda pidi võib minna. Mõned on ka ülekaalulised, raskemad kui sead. Võib-olla see on ärimeestel nüüd järgmine käik. Ma ei oska seda öelda. Aga need selline loogika ja mõistuse pärane värk see tundub olema. Kui sa käid etturiga ühe käigu eest ära, vabastad teise rivi, siis tuleb teine kas odaga välja male käigus. Muidu oda ei saa välja tulla, keegi etturi peab eest ära minema. Ratsuga saad ainult üle minna, ta hüppab üle. No. Aga see on selline ära, et spetsialisti võib siin vaadata spetsi, aga kui on see läbimõeldud plaan täielikult kõik sead ära hävitada eeskujuks kõigile, sest tuletame meelde seda, võite nüüd meelde otsida, 2 kraanikausi süsteem oli. Hävitati kõik need ära, see käis aasta otsa või mis oli, tuldi, kirjutati ette, tehti trahvi ja see, kes seda sööklakest pidas, ta trahvide all suri välja ja pärast läks aasta-2 mööda, öeldi oi, see oli ju soovitus, kala oleks ju ühes ja liha teises. Ja praegu tundub see variant, see samane loogika, mis oli see 20 aastat tagasi Eestis, toimib ka nüüd sigade juures. Paneme nii palju kui on ja küll siis uue äri leiame. Ja võtame mõni aeg tagasi, kuidas see Covidi värk oli, kas seal oli vaja ennustada, ei keegi ei osanud ennustada, et kui see 22 sõda lahti läks ja Ukrainas hakkas neid pagulasi tulema, siis oli Covid kohe kadunud. Järsku Covid kadus ära, aga kui kuulata neid päris spetsialiste, Covid ja gripp on iga aasta käivad koos, nad puhastavad organismi, lõhuvad rakke ja see käib, kui need ära hävitada, siis loom ja inimene ja kõik sureb. Ja ütleme ära, siga ja inimene, see on ju küllaltki sarnased, kui me oleksime väga erinevad, siis me ei sööks. Sest mina näiteks kärbest ei taha süüa. Ma ei tea, kuidas teie tahate või tiguistu või võite mulle pakkuda. Ma võin ta sisse panna, aga ta mulle jõudu ei anna, teeb mulle mau ja okse ja kõik kõhu lahti ja see lõhub organismi. Ja tasub meenutada ka tervise külge, nimelt kui veel ei osatud tüvirakkudest inimestele kasvatada uusi elundeid või ei osatud 3D printeriga neid välja printida, siis ju kasutati siga inimese elundi doonorina. No ütleme muidugi ajuossi sealt ei võetud, aga oli üsna palju elundeid, mida sobis võtta ka sealt ja olen lugenud ka selliseid terviseuudiseid, et ka paaril korral püüti sea südant inimesele panna. No inimene algul elas, aga ega ta pärast seda väga kaua ei elanud.
mõte oli selles, et seaorganism on selline, et inimese organism ei tõuka sealt saadud elundeid nagu väga ägedalt ära ja ta võib võtta omaks. Nii et inimesed on seaga on palju lähemad, kui osatakse arvata. Ja sellepärast on neid sööb ka seda ju. See, mis on tervislik, mis istub kokku, ta sööb. Sest ma olen söönud hobuseliha, ta on hea küll, aga ta ei ole meie sööb. No vanasti söödi ka meil, aga hiljem see nagu suri välja. Aga vaatame edasi, Andres. Siin minul tekkis küsimus, et kas Eesti veised on juba gaasitatud ja põhjus on see, et just Rahvusringhäälingu uudis oli sellest, et veiseliha hinnatõus peletab ostjad teisi valikuid tegema. Ja mis need teised valikud on? Kuna Eestis on veiseliha puudus, inimesed ostavad sealiha ja linnuliha. Aga minul tekkis jälle küsimus, et kuidas saab olla veiseliha puudus? Siis ainukene seletus või kõige tõenäolisem seletus tundub olevat, et veised on juba ära gaasitatud või muul viisil ära tapetud. Niimoodi, et me ei ole märganudki. Sest praegu madistatakse sigade kallal, läheb sel juhul mõni aeg mööda, tekib Eestis sealiha puudus ja siis on veel olemas selline haigus nagu linnugripp. Läheb veel natukene mööda, hakatakse linde massiliselt hävitama ja siis tekib juba äkki ka linnuliha puudus. Andres, kuidas sulle tundub, kas see mõttekäik klapib? Kas see on usutav, kui sa tehnokraadi pilguga seda hindad? No see oli täielikult puhtalt loodusseadusi ja loogikat kasutades. Täielikult puhas mõte. Aga ma lisaks veel asjale juurde vaadake, kui need veised ja kõik saavad otsa ja väga paljud üksikud naisterahvad või noored naisterahvad käivad ka nende koduloomadega, väikeste koertega, siis tuleb nende kord ka kätte lõpuks. Ja mõelge, siis on, kui suured hingatraumad tulevad, ega inimene tänapäevaselt põlvkond ei tea loomadest suurt midagi ja oli ka minister, ütles, ta sai selle pärast ministriks, et ta oli sünnitust näinud. Kui me näeme mingisugust imelikku kohta ühe korra, sellest piisab, et olla. Ja vot siin on näha, et see meie loogika tundub olevat õige, sellepärast kui sealt tuleb ja kui nad kõik räägivad, et käsk tuleb sealt kiiresti täita väga ruttu Brüsselist, siis see asi on täitsa, ütleme, mäda. Ei ole enam vastumõtlemist, ei ole kahtlemist, mitte midagi. Aga nõukaajal oli kõik seda kirusid siin ära, aga nõukaajal olid kõik mehed, kes olid selle käsulaua juures, Moskva käske, nad ei täitnud nii väga usinasti. Venitasid, selgitasid, käisid jootmas neid täis, et käsk ära jääks ja nad tulid tagasi ja tõid asja ja kõik oli korras. Ja muidugi need vastuväited ütlevad, oi, meil oli siin see lääne nii ligidal ja vesi oli vahel, aga Soome televisiooni vaadati ja hoiti tasakaalus seda kultuuri ja kõiki poolt. Ja kui see ära lammutati, no siis läks kõik müüki, metallina osteti kokku. Ja võtame nüüd need samad asjad toimivad praegult. See automaks, ma ütlen, ongi see, et enamus neid autosid on vaja jälle romulasse viia, kokku pressida ja nii edasi. Sest väga paljusid autosid, kui vaadata, nad on suvel jubagi asfaldis kinni ja nii edasi. Inimestel ei ole raha. Nad on selle liisingu või sellega saanud. Vot nende maksudega tuleb ja näete see veisi hinna, nagu see loogika oli, veised veel on olemas, näidatakse hinnatõusuga, et järgmine ongi nemad ju. Mitte sead saavad otsa ja nüüd näete, harjute selle kõrgema hinnaga ära, harjute kõigiga käibemaksud ja tulumaksud ja kõik teile ju meeldivad kõrgemad maksud ja mingisugust eitust ei ole, teil on ainult jaatus ja ütleme, sõjaolukorras ei ole ka eitust, on taganemine, oli taganemine, aga nüüd on rünnak miinusmärgiga, nii et kogu aeg läheme ilusti ära, aga kuhu? Varem oli meil teada, 1980 pidime jõudma sinna 5 rikkama või selle kommunismi
kommunismi, siis hiljem tuli 5 rikkamaa riigi hulka ja need on kõik nagu ära tühistatud ja ma ei tea, siis tahame saada esimeseks näljariigiks siin üldse Euroopas või sellega kuulsust endale võtta või? Ma ei oska, no vot, aga mõttekäik oli õige. Ja, aitäh, Andres. Minul tuli üks mõte veel seda lugedes. Nimelt keskne sõna on ju peletab ja minu meelest see seostub juba otseselt julgeolekuga. Eestis on ju palju räägitud sellest, kui vaja on meie julgeolekut tugevdada. Julgeoleku osa on ka toidujulgeolek ja minul tekibki küsimus, et kui ostjaid peletatakse, tähendab hirmutatakse. Kes see hirmu tekitab? See, kes hirmu tekitab, see ei saa olla Eesti sõbralik inimene või organisatsioon. Jääb ainult võimalus, et tegemist on Eesti vaenuliku organisatsiooniga. Meil on räägitud, et Eesti suur vaenlane on Venemaa. Nüüd on küsimus, kas veiseliha hinnatõusu tekitas Venemaa? Kui jah, siis on väga halb ja Venemaad tuleb kritiseerida selle eest, aga kui see ei olnud Venemaa ja tekitas, järelikult on tegu samuti Eesti vaenlasega. See on selline küsimus, millele minu meelest tuleb nagu tõsist tähelepanu pöörata, sest ei ole ükskõik, kas inimesed kardavad pidevalt midagi või nad tunnevad ennast Eestis elades turvaliselt. Kuidas sulle, Andres, tundub, kas seal on seos julgeolekuga? Väga suur seos on, sest esimene julgeolekumats, mis meil tehti, ise lülitasime elektrist lahti. Nii. Ja keegi ei räägi, et see sagedus hoidmine oli päris lihtne siis. Aga nüüd on igal vabariigil on oma suured dispetseri nurgad ja kõik, mis nad ütlevad, need noored mehed seal, kes seal dispetseris on, kui midagi juhtub, küll naabrid aitavad. Ja siin on ka, kui me nüüd oma liha ja kõik ära gaasitame, veised ka sinna juurde, siis loodame, et saame teistelt, aga teistelt saame kuidas ainult suure rahaga. Ja paberraha ja see ka võetakse käest ära. Noh, mida siis on, kus see julgeolek on meil? Ei ole voolu, nii ära, kogu aeg hirmutati meid ära, et Venemaa lülitab välja. Ja praegult on sama, et see Venemaa agressorid on, nad ju naeratavad. Ja Venemaa värgis nagu tookord oli ja ma tean ka nüüd on sedasi, kui see katkud ja need käivad, eraldatakse loomad, need, kes on haiged, kes on suremas, eraldatakse 3 gruppi, kes surevad, kes ei ole, aga ei lööda kohe jutti kõik maha ja siis hakatakse mingit gaasi tegema või teises riigis kusagil kaugemal. See on selline asi, kui tahad gaasi teha, siis teesi koha peal. Aga Andres, mis sa arvad? Minu meelest oleks õige teha nüüd vaatajatele üleskutse. Äkki nad saavad ise oma käe peale uurida, kes on siis see, kes ohustab Eesti toidujulgeolekut niivõrd, et peletab ostjaid, et tekitab inimestes hirmu pideva siukese hinnatõusuga, sest hinnad ei tõuse ju iseenesest. Peab olema keegi, kellele hindade tõus on kasulik ja kellele antud juhul on kasulik, et Eestis on veiseliha puudus ja et tekiks sealiha puudus ja linnuliha puudus. Mis sa arvad, Andres, teeksime vaatajatele sellise üleskutse? See oleks küll, sest minu tehnokraatlik mõtlemine või see mõistus ei võta seda kinni praegult, et olekski vaja inimeste arvamus. Ja kui on väga palju arvamusi, siis on näha, et kui palju neid inimesi pooldab seda gaasitamist. Tähendab, kui see on hea gaas, saad kiiresti magama. Soigutatakse, Soigutada ja ma mäletan, oli ka nõukaajal siin noored proovisid, panid kummiliimi kilekoti sisse, siis mõni ikka suri ära ka, aga mõni laulis ringi ja igasuguseid lollusi tehti ka. Ei, Andres, ta ei surnud ära, vaid ta suikus unele. Ja võt, need see on õigemad. Niimoodi tuleb nüüd ei saa öelda. Vaat ongi, ajakirjanikuga ei saa vaielda, ei tohi vaielda. Aga head vaatajad, palun kirjutage meile e-aadressil info@uudistekeskus.ee,
kui saate teada, kes on need, kes tekitavad inimestes hirmu ja vähendavad inimeste toidujulgeolekut. Meil oleks väga huvitav seda teada, sest kui teada, siis on juba kergem tegutseda, mõelda, mis lahendusi on. Aga lähme edasi. Me oleme varasemates saadetes mitu korda maininud geniaalset Eesti karikaturisti Erki Evestust. Ja siin on tema karikatuur aastast 2015, tähendab juba 10 aasta tagusest ajast. Ja paljudele meenus, et tõepoolest 10 aasta eest oli Eestis samuti seakatk ja sellega sõditi ja Erki Evestus pakkus välja sellise lahenduse, kuidas siis seakatku pihta või kuidas temaga sõdida tuleb, tema pihta tuld anda. Andres, sina oled käinud Nõukogude sõjaväes, oled ka automaati käes hoidnud. Kuidas sulle tundub, kas selline vastupanu viis või lahendusviis oleks tõhus? Kas me saame seakatkust jagu? Mina arvan küll. Nõukaajal olid Nõukogude sõdurid, said asjaga tehtud, kui tuli käsk peale, kui piirivalve ja kõik oli ja praegu aitavad meil NATO väed, kes meil on ja kui on vaja seda kasutada, ega siis ei pea selle püssiga kohe panema. Saab tellida ju napalmi ja selliseid hästi põletatavaid löögiriistu koha peal üle külvata need kohad, kus on, ega on teada, kus nad on. Need sead on metsades ainult, ega nad põllu peal ei tule. Ja põllud, kui saavad ka ilma viljata puhtaks, siis see liikumine väheneb veel nendega ja neid on väga lihtne siis ära hävitada ja on kõik tehtud. Saab nulli viia ja kõik kirja. Sellepärast, et jahimehed on ka hädas, ega neid ei aidata, nad kästakse neil küll rohkem maha lasta, aga neil ei ole külmkappe, neil ei ole mitte midagi, kus seda hoida. Ja kui on selline minek, siis on ju võimalik. Ja teine asi, kuidas võtta, nagu siin oli gaasikambridega, siis on võimalik need petsijad ka niimoodi võtta, et inimestele, kes seal kandis elavad, gaasimaskid välja jagada ja siis gaasitada kloori või sellega, nii nagu esimeses maailmasõjas. Ja on väga ruttu saab lahti. Aga see on tsiviilkaitseõppus ja meil on räägitud, et inimeste tsiviilkaitse teadlikkust ja tsiviilkaitseoskusi tuleb ju suurendada, sest need on kuidagi nagu unarusse jäänud. Vaat Nõukogude ajal ju olid tsiviilkaitseõppused, minagi mäletan kooliajast. Ja aga kui tuli demokraatia Eestisse tagasi, siis enam ei olnud. Ja nüüd alles viimastel aastatel on taibatud, et seda on vaja nagu uuendada seda. Aga vaata, Andres, kui seda pilti tähelepanelikult vaadata, siis iga tänapäeva eestlane taipab kohe, et tegemist on varasema pildiga, mitte aastast 2025. Sest tänapäeval oleks juba Eesti sõduril, mundril, seal käisel oleks ka Ukraina lipp ja seal oleks kiri Slava Ukraini. Kas märkasid, Andres? Siin ei ole. Seda ma muidugi nägin, aga kui on Slava Ukraina, siis ta ei tohi seal seda metsiga lasta võib-olla. Peab ju sealt küsima seda käsku. Ja, sest siis on nagu Eesti sõjaväe kõrgemaks ülemjuhatajaks on ikkagi see, kes on Ukraina sõjaväe kõrgem ülemjuhataja. Ongi mõlemad, on Ukraina ja Eesti, oledki kahe vahel. Nii ta on. Vastu agressioon ära või see tapmine. Seal öeldakse, mis see sealehega saada siia meile raha ja olgu olla ja lehtme las annetage ja ongi kogu lugu. Ja kui näiteks minister Hendrik Teras pakkus välja, et Eesti valitsus võiks osta kokku sealiha konserve, 500 000 konservi saata, sealhulgas ka Ukrainasse. Mina arvan, et nende kohale viiaks sobiks hästi just see Johanna-Maria Lehtme. Ja. Temal on kogemus olemas, ta juba teab ja meie teame, et kui seal läheb midagi nagu kaotsi poolel teel, me ei karista teda, sest on teada, et ühe asja eest 2 korda ei karistata. Ja kõik oleks rahul ja võib-olla paari aasta pärast temast saaks uuesti nagu aasta kodanik. Muidugi. Nii et näed, Andres. Ja nüüd lähme siis edasi lahendustega. Esimene lahendus on leebe. See on see, mille pakkus välja siis plaan B, kes viisakalt inimlikult ütles, et palun peatame maaelu arutu hävitamise. Ja siin on siis nende üleskutse ka hoiame ligi
Aga millegipärast kahtlustan, et see siiski ei ole varjatud reklaam Jürgen Ligile, vaid siin on ikka päriselt Ligi mõeldud. Ja nüüd vaatame siis teist lahendust, sest nagu on pluss ja miinus, kui on leebe lahendus, siis on ka selle vastand. Teine lahendus on vähem leebe. Andres, ja seda tuleb öelda, et selle pildi on jälle teinud see sama väga andekas kunstnik Erki Vestus, keda mainisime. Ja see pilt on päris värske. See on just käimasoleva sigade revolutsiooni puhul tehtud. Andres, räägi palun meie vaatajatele, milliseid mõtteid sinul need pildid tekitasid ja need lahendused? No esimene lahendus on väga hea oli, aga siin on, ütleme ära, mina mõtlesin kohe, et on see ikka meenutatakse meie neid juhte, et sellega tõmbame, hoiame ligi, et siin tahame head sõna saada reformi härrasmehelt Ligilt, et ta annaks nõu ja kuidas ja midagi teha. See on nagu ettepanek temale ju. Temalt tuleb ju neid, nagu öeldakse, häid mõtteid, nii nagu Stanislav Leksilt igasugused head hüüdlaused. Ja kui tema aitaks praegu selle protsessi peatada ja ära selgitada sellele terrasele ehk Stalin või kuidas seda võib öelda vene keeles, seal nad tõlgivad ringi. See ei ole minu välja mõeldud, sest seda ma kuulsin lihtsalt teiste keele valdajatega sees, sest ega kõik ei tea siin Eestis eesti keelt ju, kuigi me nõuame. Meil on sealt Ukrainas pagulasi, nad ei ole ju eesti keelt näinud ja me ei saa teha nendele ka midagi teha. No ja võt see on siis nüüd kahtepidi. Siin on kaks sellist head poolt, mõlemad on olemas. Kas sellega panna? Ja teine, et see annab ära, siin on nüüd kirjutatud trükitähtedega. Siin on nüüd arusaamatu, millist sigu nüüd siin tähelepanekus on. Et võib-olla on Toompeal ka seal mõned sead veel, keegi kasvatab või kusagil seal Täitsa võimalik, jah. Sellepärast, et kui raha ei ole ja on jõusaalid, võib-olla seal on need sead olemas. Et keda peale panna või midagi. Ma ei oska nüüd öelda. Või on ta mõtlenud üldse niimoodi üldistatavalt kuidagi, et kuna sigade revolutsioon on siin käigus, et revolutsiooni algatajad, need nagu saavad ka hukka, sest mis see oli, see paragrahv 58 või seal nõukogudes. Esimesed need aktiivsed, need kohe hukati ja nendele tulid järgi ja otsus käis kiiresti, seda nimetati troikaks, nagu otsustati ära ja otsustas ju, kes just Stalin, sest tema kahtlustas keda. Just oli see suur protsess, oli ju meditsiiniarstide protsess, kus hävitati haridlaskonda arste. Nende kohta öeldi valgetes kitlites mõrvarid. No vot nii. Ja nüüd, mis siis nüüd juhtub, nüüd on sama ära, kui sead hävitatakse ära, kas on nad haiged või ei ole, keegi ei tea, võetakse otsused vastu, laborid ei ole, siin on ülemaailmne lugu, siin on ju kui võetakse, tahetakse teada ära ja keegi ei tea, mis see teeb, ainult on nähtud mingi juttude tasemel, mingi veritsemine ja näidake ühte verissiga, kes välja ajab, kes oli haige, hoidke teda eemal, pange ta labori valve alla, seda on kõik võimalik teha. Kui meid saab inimesi panna kartsa ja vangi, meil on ju Tartus ka olemas ju 600 vangi tuleb sisse. Praegusel ajal, kui neid veel ei ole, siis võib ju sinna viia siga ühte kambrisse sõime asemel ja jälgida teda. Ja seal on jälgimiskaamerad täiesti olemas, nii et kui siga hakkab vahtu välja ajama, siis kohe vangivalvur teatab. Ja võt ongi, see pilt ongi selline, et seda igat pidi saab mõelda, aga ta on näha, et sinna Toompeale läheb. Millised sead sealt kaasa võtta? Ja lõpetuseks ongi siis valik. Vaata, Andres, meiegi oleme ju demokraatliku mõttelaadiga inimesed ja inimestel peab olema valik, nad ise valivad.
ja demokraatia lahutamatu osa ongi valimised. 2025. aasta sügisel tulevad kohalikud valimised, aga edaspidi tulevad ka Riigikogu valimised, et inimesed ise vaadake, keda eelistate ja keda mitte. Tõsi küll, erinevalt Lätist, Eestis ei saa anda vastuhäält, aga kui kunagi valimisseadust muuta, siis võib ka seda saata. Nii et jätame selle pildi lõpetuseks, et iga inimene, kes me saadet vaatab, ta mõtleks tõsiselt selle olukorra üle, mis praegu Eestis valitseb. Andres, mida sa sooviks öelda meie saate vaatajatele lõpetuseks? Lõpetuseks tahaks korrata eelmise saate lõppu, et sööme ikka sigu edasi ja ei muutuks sigadeks, sest arvestage seda, looja ülevalt näeb, millise sigadustega me tegeleme ja millised tema loeb sigaduseks. Ja kui me tekitame endale sellise nälja olukorra, talv on tulekul, vool ka läheb ära, praegult on ju selliseid katkestusi nii palju, millest suurt ei räägita, serverid kukuvad maha ja nii edasi. Nii et arvestage, kui süüa ka ja külm on, mis siis tuleb? See on õudne. Ja selle külma ja näljaga mitte kuidagi moodi me oma jõudu ja musklit ei saa idanaabrile näidata, kui tahaksime põledada. Ja vot see olekski lõpp, mõelgi. Inimene vajab mida? Energiat, elekter on esimene asi, teine on söök. Ja ülejäänud siis riietus, ilbud, huulepulgad, muud asjad ja nii edasi, igasugused reisud ja turismiga sõita. Aga kui ei ole neid, siis tervist ei ole, siis ei ole seda jõudu, ei ole kuhugile, ei ole rõõmu, mitte midagi. No et mõelge. Et meil on nii palju neid asju, et 600 lambasööjad tulevad siia ja nii edasi. Andsid ka ise meie vaatajatele mõtteainet. Väga tähtis ongi, et inimesed asuks mõtlema ja kaasa mõtlema. Praegu on küll soe aastaaeg, võib-olla paljud käivad päikese käes peesitamas kuskil rannas või kuskil mujal ja tundub, et see külm aastaaeg on üsna kaugel ja äkki asi laheneb selleks ajaks. Aga elu näitab, et ükski aastaaeg ei kesta igavesti ja iga aastaaeg algab ükskord ja siis algab järgmine. Sama juhtub ka sooja aastaajaga, nii et inimesed, kes vaatate meie saadet, püüdke nagu mõelda, et mõne aja pärast tulevad teised olud ja võib tõesti vabalt juhtuda, et see, mida Andres Saukas ennustas, mitte ei soovi, vaid ennustab, et see juhtubki. Aga see saab juhtuda siis, kui me ise vahime passiivselt pealt. Kui ootame, et keegi teine teeks meie eest ära selle, mida saame tegelikult teha ise. Nii et minu üleskutse selle saate lõpuks ongi, et inimesed mõelge. Ja kui olete endale asjad selgeks mõelnud, siis tegutsege. Kõigepealt ise enda heaks. Sest kui lased endast üle sõita, kui jääd võitlusest kõrvale, ükskord jõutakse ikka sinuni. Aitäh vaatajad, et meid vaatasite. Heade mõtete kasti 3. saade on sellega läbi. Kohtumiseni järgmistel kordadel. Kõike head. Nägemist. Nägemist.